Koit ja Hämarik, tudengisatelliitide projekt. TalTech on Eesti juhtiv tehnoloogiaülikool ja Taatel üks Eesti e-riigi põhilisi ehitajaid. Koostöös andsid nad elu tudengisatelliitide projektile, mis viib 2019. aastal orbiidile satelliidid Koit ja Hämarik. Kuidas kõik algas? Projekti staabiks sai Mektori Tallinnas. Töö algas 2014. aastal ja sellega said liituda kõik need tudengid, kelle valdkond haakus satelliidi alamsüsteemide loomisega. TTÜ-100 nanosatelliit. Me teeme nii suurt satelliiti, 10 sentimeetrine kuubik. Ja see on muutunud selliseks standardiks, on välja kujunenud standard, et paljud ülikoolid, mõned suuremad ülikoolid siis üle maailma tegelevad sellise projektiga. Meie teeme konkreetset asja, mis vaataks maad ja teeks maast pilte. Meie satelliidi põhimissioon on see, et ta keerab oma kaamerat maa poole, teeb pilti ja siis me tahame need pildid ka kätte saada, eks ole. Me peame need download ima. Algus oli raske nagu ikka. Tiim sai korralikud ristsed rahvusvahelistelt hindajatelt. Since I was here last in March, the satellite design has undergone a number of fairly significant changes. I think all of these are very much changes for the good. They make the mission less risky, more achievable, and I think we'll actually meet the goals of the overall project. Järjekordne ainulaadne võimalus osaleda Eesti enda satelliidimissiooni juures, et meid tõenäoliselt ei tule, ei saja taevast nagu vihma ja kindlasti meil on võimalus arendada ka enda teadmisi selle projekti raames. Kokku osales üle 200 tudengi ja 16 juhendajat. Kogu töörühma kuulus ligi 250 inimest. Kuidas satelliidid töötavad? Satelliitidel on kaamerad, pilditöötlus ja side maajaamaga. RGB-kaamera, mis näitab nähtava valguse värvilist pilti ja NIR-kaamera, mis näitab lähiinfrapuna spektriinfot. NIR on tehniliselt oluline taimestiku ja kliimamonitooringuks. Side maajaamaga toimub kahel viisil, 435 MHz sagedusel ja 10,5 GHz sagedusel. Optilise side katse jaoks on satelliidile paigaldatud LED-id ja laserdioodid. Satelliit suunab need Eestist ülelendamise ajal maa poole. Millised on Koidu ja Hämariku teaduslikud väljakutsed? Koidu ja Hämariku peamine missioon on maaseire ja sellega seonduva tehnoloogia demonstratsioon. Lisaks sellele seisavad satelliitidel ees olulised teaduskatsed, arvutustehnika tõrkekindluse katse ja optilise sidekatse. Oleme tudengisatelliidi projektiga teinud järgmise suure sammu kosmoseriigiks saamisel. Palju õnne Eesti! Vaata põhjalikumalt veebist satelliit.taltech.ee.